Metsarestorani ülesleidmine, oled sa nõus, oli natukene keeruline, et selline nagu peidetud pärl metsade ja kuppelmaastiku vahel, aga väga-väga ilus on siin. Täpselt nii ta on, sellises ürgses looduses asub tõepoolest siis Veetka talu ja siin üks noor pere peab metsarestorani Ürg ja nemad on ka sellele asjale ehk siis Umamekile lähenenud pisut teistmoodi võib-olla, kui me isegi arvata võime. Näiteks ma võin juba etteruttavalt öelda, et meid ootab ees soolane rebiliha crème brûlée. Nemad on ka sellised inimesed, kes hästi palju tavatsevad ravimtaimi kasutada, nii et igal juhul kõik on hästi tervislik ja värske ja looduslähedane. Lähme ravime midagi välja. Niisiis Liis avastas enda jaoks ravimtaimede ja tinktuuride riiuli. Loodetavasti ta tuleb sealt tagasi vaata, et korralikult terve purrikana. Mina aga olen siin köögis koos peremees Kaspariga. Nii, Kaspar, mis on need asjad, mida me siis täna saame sinuga siin nii-öelda mekutada? Täna valmistame siis 2 rooga. Esimene roog on veis rebiliha crème brûlée. Veise rebiliha crème brûlée. Sihukest asja kuulen esimest korda, tulistan ausalt. Ega isegi tuli selline uitmõte ja mõtlesin, et teeks ja prooviks ja läks kohe siis meil sinna kampaania menüüsse, kus me siis tutvustame kohalikku toorainet. Ja siis valmistame pearooga, milleks on siis talle ribi pikalt küpsenud. Teeme hea mopi peale, viskame grillile. See tall tuleb siis, põhimõtteliselt tuli oma käiguga tuli siit naabri juurest, on ju? Tall on siit 4 kilomeetrit Hallimäe talust, et Mats Meriste minu meelest kasvatab Eesti kõige paremat lammast, no tõesti imemaitse. Anna mulle kätte mõni ülesanne, hakkame valmistama, sest et neelud käivad juba. Jaa, ühesõnaga annan sulle siis ülesande hakkida tilli, sest meil sinna brülee peale läheb selline särtsukurk, kus siis nõgese ja naadiga. Räägi natukene mulle sellest Veetka talust ja teie sellest metsarestoranist Ürg ka. Kuna ta on minu lapsepõlvekodu, siis oli meil siin ju kunagi selline asi nagu Metsamoori perepark. No vot. Kus siis selles talus tutvustati taimi põhiliselt. Et oma menüüdes me kasutame siis väga palju ka sellist koriluse teel saadud toorainet ja saadusid, et palju ravimtaimi ja metsast igasugu puuseeni. Ja siis teeme selle brülee põhja siis koort. Erki, mis ma leidsin, mõtlesin, et äkki see sobib ka teie toidu maitseid natukene rikastamaks. Nii, mis on? Angervaks? Liks. Liks? Angervaks, käbihein, aedliivatee, mustsõstra lehed. Vau, vaat selline. Võiks sobida crème brûlée sisse või? Vaata, pigem sinna väikse salati peale võib seda panna küll. Kaspar vaatas mind sellise pilguga, et issand, kui rumal küsimus. No vaata, Liis, me teeme crème brûleed, mis ei ole nagu klassikaline, vaid tegelikult seda crème brûleed pole kunagi keegi veel teinud. Mida meil vaja oli, Kaspar? Korret oleks tarvis siis naati ja nõgest. Tead, missugune naat välja näeb? Tean. Nõgest, tead või? Tean. Nüüd isi küsimus on, tahaks öelda, kas nad on praegu nagu võimalik võtta uuest? Juba kasvab, väga maitsvad ja hõrgud on praegu. No Lõuna-Eesti loodus vist on eespool, eks ju, võrreldes sellega, mis Põhja-Eestis on. No ikka, nii et võit. Arvasid, et andsid mulle raske ülesande või? Ei olnud nii, minu ema on ka terve elu ravimtaimede vastu huvi tundnud, nii et teen vahet naat ja kõrvenõges. Aga tead, see on naat. Aga kõrvenõges on küll värske, väike, aga väga kõrvetas. Paneme selle brülee ahju, sellega läheb ka natuke aega, et siis saame siit, ma panen ise kokku, siis saad vaadata pealt. Kui sa, Kaspar, ütlesid, et mitte keegi varem ei ole sel moel seda crème brûleed teinud. No ei tea, isegi YouTube ei andnud vastust ega Google, et... No aga kuidas siis sina oled nutikam kui YouTube, et sina selle idee peale tulid? See oli lihtsalt uitmõte ja see tuli kuidagi realiseerida. Aga tegelikult on nii, et sinu võrratu abikaasa teab väga täpselt, kuidas siis Kaspari menüüd sünnivad. Jaa, tihtipeale on nii, et kui ma Kasparile ütlen,
et kuule, mul oleks nüüd vaja kas siis kolmekäigulist, neljakäigulist, kuuekäigulist, siis selle jaoks läheb vähemalt üks öö. Ja siis ta hommikuks ärkab ülesse ja ütleb, et nii, ma nüüd unes nägin seda, ma unes maitsesin seda ja see toimib. Wow. Ja siis tulevad menüüd. Ja. Mis see peale läheb? Siia peale läheb siis särtsukas kurk ja siis uhmerdame natuke punast pipart. Plansime ära meie siis taimed. No vaata nüüd seda kaulidust, natuke punast värvi ka ikka juurde, põmm. Paneme siis Liisi nüüd tööle, nimelt meie pearoa talle ribid vajavad moppimist. Siis panemegi liha grillile. Niimoodi tehakse kartulikreemi. Väga hea tisu. Hea tisu, jah. Huvitav, miks sa seda võib rusikaga ka süüa. Aga sa võid kahvliga, kuidas tahad. No võt, ma arvan, et see on hitt. Nii, mis söö Sarapuu, siin on teie pearoog. Väga peen. Palun pikalt küpsenud tall. Naabritall. Kartuli kreemiga ja siis oli see salat, kus on chimichurri. Musisalat. Ongi nii, jah. Musisalat tähendab seda või? No, ma praegu mõtlesin välja selle. Aga ja espargel ja võist küpsetatud, nii et ole lahke. Ma tänan. Uma mekki sulle. Ma tänan. Naabritall on hea. Mul tuleb pisara silma. Ja siit me liigume edasi Hämsa mahe restorani, mis meil seal ees ootab. No, see selgub juba mõne minuti pärast.